13. mai 2018 ja ma olen Spakaki külas Kreta saarel. See töötab. See võib seini sisse panna ja helistada. Tänapäeval Kreeka on kõike. Siin on vaesust, siin on ülirikkust, siin on keskmist elatustaset. Olen leidnud banaani istanduse. Võiks arvata seda, et tuleks siia banaani kasvuhoonesse, et siin on väga palav. Aga siin on palju vähedam kui väljapool kasvuhoonet. Väga mõnus õhk on siin. Hüppasin sisse pagariärisse ja küsisin, kuidas siis pagariäri läheb tänapäeva Kreekas. Väga hästi, kui on turiste. Ostsin ka sealt ühe jäätise ja uskumatu. Kreeklased on nii sõbralikud, et kui sa natuke nendega räägid, siis nad ei taha jäätisest raha, aga ma ikkagi andsin. Aga kuna ma maksin jäätisest raha, siis ma sain ikkagi peale kauba veel sellise piruka. Ja müüja keeldus mu käest raha võtmast. Very little, please. Okay. This is caramel. I will be drunk after this I live here. This is strawberry. Okay. Mind on kutsutud testima Raki erinevaid maitseid ja nagu te näete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pitsi on mulle täis valatud. Ma ei tea, mis must pärast saab, kui ma siit poest välja lähen. Okei, aitäh. Ma arvan, et mul on siin tegevust kuni õhtuni. Istun vaikselt ja mekkin ja päris hea ju. See nüüd on maasika Raki. Vau, see on päris hea. Selle jooks isegi põhjani ära, kui teaks, et päris pähe jätta. See on keset päeva, kell on 1. kraadi Raki maitsest käib läbi ka puskari maitse. Midagi ka marjadega. Kusjuures kõik on väga head ja magusad ja need on siis nagu Raki variant, mitte nii tõsisele alkoholisõbrale, kellele meeldib lihtsalt natukene kohvi kõrvale midagi maitsta, sellist head. Oosot valati mulle ikka kogu südamest. Puhtalt aniisi maitsega ja väga mahe. Midagi hakkab meil paistma siit teekäänaku tagant. Ja mulle tundub, et ikkagi ette määratud tee, kui sa oled selle valinud, siis see sind tavaliselt ikkagi kuskile viib. Palav on. Päike kütab lagi pähe ja temperatuur on, ma pakun, ligi 30 kraadi. No ja seda ma arvasin. See, mis selle salapärase tee taga paistab, on nüüd päris selge. See on teine küla. Kui tuled siia natukene turismimeelust eemale, siin ei liigu mitte ükski inimene. Siin võib kuulda ainult linnulaulu ja seda Kalju seina on siin puudutatud juba 6000 aastat tagasi. Teadaolevalt on Euroopa tsivilisatsiooni algus just Kreta saarel, kui hakkas arenema siin Minose kultuur. Ja see oli 3600 aastat enne meie aja arvamist. Kui palju on sellest kohast, kus ma siin praegu seisan, olnud erinevaid jalajälgi. Take me to your wonderland and make me feel
Nüüd oleme päris mereäärse Häärbergi siseõuel. Peremees on läinud praegu jalgsi poodi või kuskile mujale. Ja peremehe tool on siin. Siin peremees istub ja naudib hommikuid. Ja siin on suisa päevitustool. No see on täiesti miljoni vaade. Selliseid hommikuid tahaks mina ka. Ja küsisin apteekari käest, kui stressis on Kreeta inimesed, kas nad vajavad abi ja kui palju seda abi neile osutatakse. Apteekrid on oma eluga praegu rahulolematud, võiks palju paremini minna. Nagu näha on, siis kreeklased võivad ennast hästi tunda ka siis, kui kõik on purunenud. Vot ei oskagi arvata, mis ajastust see pink võib siin olla. No vaevalt, et ta Miinose kultuuri ajastust on. Võib-olla ka ottomanid ei ole siia seda pinki paigaldanud, aga pink siin mere ääres on ja kunagi on siit vaadatud täpselt samasugust vaadet, nagu me näeme praegu. Jõudsin Iraklioni, see on Kreeta pealinn ja sain kohe bussijaamast osta imehea apelsinimahla. Kreeta pealinnas Iraklionis on põhjust rääkida ka võimust. Siin on võimul praegu siis selline mees nagu Stavros Arnautakis ja põline kreetalane ja endine ärimees ja väga pikaajaliste kogemustega poliitikas. Lähen ütlen siis Stavros Arnautakisele tere ka ja mine tea, äkki saab seal tööd. Äkki on Kreetal just minusugust spetsialisti vaja. Küsija suu peale ei lööda. Lähenen valitsushoonele. Vaatame, kas uks on lahti. Kinni. Me jäin vist hiljaks. Stavros Arnautakise töökoht on täpselt linnatsentrist. Siin elu käib ja nagu näha, siin on väga palju restorane, kohvikuid, poode, apteeke, kaubanduskeskusi, loomulikult murdude viisi turiste. Ja nüüd istusin tema kõrvale ja vaatan, kuidas tänavamuusikul siis läheb ühel kaunil teisipäeva õhtul. Kreeka alamtunni hind tööturul on 5 eurot. Nüüd hakkasid poisid mul pitsat välja pressima, et kui ma juba andsin raha, et siis ma võiksin neile pitsaga osta. Sorry? Pizza. Pizza? I gave you money. Pizza. Siin on ju päris kunst. Sellel teosel on isegi hambad näha. Ja huulerõngad on pandud. Pole midagi öelda, kunstnikud on oma jälje igale poole jätnud. Ja need müürid seal on siis päranduseks Rooma Renessansi ajastust. Ma saan aru,
miks see ajalugu peab nii raskesti kättesaadav olema. Tuleb ikka päris kõvasti mäest üles rühkida ja vaeva näha, kui jõuad Inglise varemetesse. Kui teilgi Inglise tippu mõni patt peaks ette tulema, siis on kohe siin vahepeal ka kirik, kus saab kõik patud andeks paluda. Piilme aknast sisse, vaatame, mis me sealt näeme. Eestis on kombeks, et kirik ehitatakse, vähemasti vanasti ehitati keset küla, aga Kreekas tundub, et kirik ehitatakse igale poole, Oliivisalu lähedusse, küla keskele, kõrvale. Ikka on üks väheseid riike, kus kirik ja riik on lahutamatud. Inimesed statistiliselt on kõige usklikumad inimesed Euroopas. Lõpuks ameti leidsin juuksuri, läksin sisse, küsisin, kas ma saan juuksid lõigata ja mulle lubati, kui ma võtan veel mõned minutid. Mul oli tunne, et ta nautis oma tööd iga sekundil, nii positiivne, elurõõmus ja nii kiire ja nii professionaalne juuksu. Ja maksis ainult 23 €. Kui üks Põhjamaa inimene on viibinud juba rohkem kui tund 30-kraadise soojuse käes, siis ta unistab ainult ühest asjast.